Oleme siis Põllumajandusuuringute Keskuse Kuusiku põllumajanduspargis ja istutame siia maha mõned seenepakud, et kasvatada austerservikut. Pakkude jaoks on hea valida aias mõni varjulisem koht, põõsasalune, kraavipervel või siis kuuri taga, sest kuivust ja palavust ja päikest nad väga ei talu. Selleks, et seenepakku külvata, on kõigepealt vaja mütseeli. Mütseel on pärit loomulikult meie Põllumajandusuuringute Keskuse taimetervise ja mikrobioloogia laborist, meie kollektsioonist. Siin on meil juba ette saetud lehtpuupakk, millelt on pealt ära saetud selline käelaiune või 10 cm müts. Pakud peavad olema värskelt saetud, et nad oleksid puhtad teistest puulagundajatest ja teistest seentest. Ja mütseel tahab kokku puutuda puhta, värske puidupinnaga. Minul on selleks kaasa võetud mõned kummikindad, et mütseeli paremini külvata. Samas ei pea kummikindaid olema, vaid võib ka lihtsalt käed teha puhtaks. Ja kasutan siin desvavahendit. Austerserviku mütseel on istutatud, paisutatud nisuteradele ja seda on väga lihtne siit niimoodi peoga võtta ja panna siia puidupinna peale. Mina teen seda nii, et ma vajutan kergelt ta siia külge kinni ja siis selle paku pinnale panna 1 sentimeetrine kiht. Kui terad on ilusti ühtlaselt pandud pinnale, siis paneme lihtsalt selle mütsi siia peale. Lööme naelaga kinni. Nael hoiab selle puumütsi siin ilusti kindlalt peal ja kuigi on mitmeid viise, kuidas seda pakku siia maa sisse kaevata, siis praegu me katsetame 2. Mütseeliga osa jääb maa pinnale ja paku põhi kaevatakse siis maa sisse. Oleme siin veidike eeltööd juba teinud ja kaevanud maasse augud. Pakkude jaoks võib ka auk olla oluliselt sügavam, aga kuna meil on siin tegemist kivise pinnasega ja ohtrate puujuurtega, siis on nagu on. Ja siis ajada see välja kaevatud muld siia tagasi. Mullast saab seen endale vajaliku niiskuse. Ja nii on võimalik seenel hästi kasvada. Teine viis, kuidas panna pakku maa sisse. Kui panna mütseeliga osa juba mulla sisse, siis muld kaitseb mütseeli kuivamise eest ja sipelgate ja tigude eest ja lindude eest, kes kipuvad seda ikkagi siit maa pealt ära anneksima. Et oleks lihtsam, panen esimese osa juba auku valmis, et ei peaks pärast enam pakku hakkama ümber pöörama. Siia peale läheb mütseel. Siia peale siis juba ülejäänud paku osa. Ja siis ülejäänud muld paku juurde tagasi. Praegu on veel päris kuiv ja sellepärast oleks vaja need pakud nüüd üle kasta. Ja siis panna peale kilekotid, et nad oma niiskust ei kaotaks.